Tervist, Uku. Rõõm näha. Väga meeldib. Täna me hakkame trennidega. Me esimese asjana siis paneme ühiskasutatavat jalanõud peale. Okei. Siin on siis number jalanõu peal, et valida endale siis õige jalanõu. 45, 46. Proovi 45 teil. Uku, sina kui üdini sportlane, palju sina oled elus bowlingut üldse mänginud? Mõned korrad, ma arvan. Mõned korrad ainult? Okei. Siis meil on päris põnev. Aga siis lõppes ka halvasti. Ma mäletan, ma lõhkusin raja ära minu arust. Ma viskasin liiga kaugele. Ma viskasin vastu seda lõppu seina. Noh, sinu nii-öelda spordiala vaadates sul on nagu jõudu väga palju. Ma olen ise ka tegelikult siuke nii-öelda salajane sinu fänn. Ma olen sinu tegemisi tegelikult väga palju jälginud, et ootasin tegelikult põnevusega, et me kohtume ja saame siin väikest sporti teha. Nii, aga alustame siis sinuga, alustame üldsegi täiesti vindiviskest, ehk siis mida ma õpetan nii-öelda edasijõudnutele. Sina oled juba edasijõudnud mul. Ütlesid, sa oled paar korda käinud, siis teeme edasijõudnutele trenni nii-öelda. Aga libisevad veits, peavadki või? Jaa, et nagu sa näed, profil on siuksed tallad, vaata keerad ära. Igat saalis on erinev nii-öelda libistamis nii-öelda aste. Mis see libisemise eesmärk on, et see... Kui sa kande ees lõpetad, siis ta hakkab nagu see pidurdamisfaas on nii järsk, siis sa võid nii-öelda põlvelaiget teha. Õigem on nii-öelda libistada. Oota, kande ei libise ja see libiseb. Just, okei. Nii, aga alustame sinuga siis kohe esimest harjutusest. Sõrmed paned sisse, teine käsi on siis siin vastas. Natuke kummardame nüüd kehaksid allapoole. Ja oluline on nüüd see, et kui sa palli lased lahti, vasak käsi tuleb palli küljest ära. Et harjutame seda liigutust alguses. Aga kui sa võtad selle sinna ära või üles ära? See tuleb lihtsalt siia kõrvale, see ei ole nii tähtis, et ta jääks siia ette lihtsalt. Pendeldame 3 korda edasi-tagasi. Üks märksõna kahekäelistel on keha nurk hästi nagu allpool, et me ei ole väga püsti, allpool. Pendeldame paar korda ja lased lihtsalt minna. Ja nagu sa nägid, jalad ja keha jäävad mul paika. See on number 1 reegel. Ja see vint tuleb iseenesest vaata palli sisse, selle stiiliga. Kas sellega sa peadki viskama meelega nagu sinna või? Praegu veel ei keskendada. Ta keeraks ennast nagu sinna või? Selleni jõuame. Okei. Praegu lihtsalt viska nii, nagu tuleb. Alustame kergemate pallidega. Kuule, päris hea. Aga see pauk peab siuke käima või tegelikult ei võiks? Alguses on kõigil see, et pall jääb hästi kaugele. Sul ei käi ilmselt. Aga proovime veel. Kasutame natuke vähem jõudu. Mis see tähendab kergem pall? Need on kõik kergemad või? Need on saalipallid. Need on minu enda isiklikud pallid. Nendega sa viskad trenni lõpus straike. Okei, mis see tähendab straike? Kõik kurikad maha. Sain aru. Ja, et me oleme maksimalistid, ma arvan, mõlemad. Okei. Et pigem nagu ajada seda tehnikat taga, mitte seda, et kurikaid mahutada või? Kumb on olulisem? See korreleerub sellega, et kui sul tehnika on hea, siis sa saad kurikaid ka rohkem maha. Aga praegu me alles teeme juurdeviivad harjutused. Aga kus ütleme sinu tasemel on alati see, et kõigil on maksimum hea tehnika või on mõni vend nagu siuke, kes viskab kõik kurikad maha, aga tema tehnika ei ole kõige parem. See on hea point. Sest et minu alal on niimoodi, et meil ei ole alati see tehnika number 1. Bowlings on sama asi. On jah? Tähtis on tegelikult lõpuks, et see kurikad maha saad ju, mitte see tehnika. Täpselt nii, et kui sa saad kõik kurikad maha, sa võid siin saltoga ka visata. Aga noh, statistika näeb seda, et kui aga mingi baas peab olema. Aga on neid nii-öelda talente, salatalente. Miks ta nüüd rohkem ei keeranud, oli see, et sul pöörlemisnurk oli liiga tagant. Ehk siis, kui sa annad rannega natuke rohkem pöördenurka sisse, siis pall hakkab rohkem nii-öelda kurvi lõpus võtma. Üks asi veel. Pane korra üks, ma vaatan korra. Panen sulle ühe, jah. Siit ja tuleb natukene kõrvale. Ei pea hullult üle sirutama. Ja ei läinudki kõik maha. Nagu ma ütlesin, see on harjutus, jah. See oli raja süü. Nüüd on siuke harjutus, jalad on nüüd koos, hoiad palli niimoodi 2 käega käes, lükkad ette, taha, libistad, lased lahti. Proovime palliga ka, sul tuleb see välja küll. No, kuule, tipp-topp. Olemas. Meil on vaja nüüd saada pall keerama ka, kui sa vindiga viskad. Kui see õige nurk on saavutad, siis ta lööb peaaegu 100% kõik kurik maha. Point on asja. Keerama unustasin panna. Lähme sammude juurde. See ei olnudki veel sammud. See oli 1 samm, nüüd me teeme 5 sammuga. Enamus profid viskavad 5 sammuga siis. Pall samamoodi algus käes. Ja nüüd on hästi tähtis viskaajastus. Ajastus tähendab seda, et millal sa palli lükkad siia
siia pendlisse, vaata. Ja. Siit, umbes siit kõhukõrguselt. Ja. Sõrmed pane siin kokku. See on 1, 2. Siis liigutad Nüüd paljad. 3, siia, 4. Jah, ja siis jah, õige. Esimesed sammud võiksid olla lühemad ja lühemad. rahulikumad. Siis sa lähed nagu kiiremaks. Ja väga joosta ei ole vaja. Siin on puhas tehnika nagu läheb. 2, 3, 4. nii raske tegelikult. Alguses tundub. Mõned viskad, ma lasen sul iseseisvalt teha, et saad seedida, siis proovime mõned asjad juurde panna. Tõmmaki. Aga see oligi see, vaata, et lendas otse sisse, enne siis ei löö maha kõik. Siis ei löö jah, sest et sul on vint on sees, aga ta läheb otse. Nüüd on meil vaja saada ta nagu risti pöörlema. Peaaegu. Davai, nüüd ma annan sulle enda pallid. Võta näiteks see roheline pall. Jah. Näita korraks, kas sõrmed sulle siia sobivad. Jah, väga hea. Vaata, vindipallidel on see, et Ongi täpsed, jah? ja, sa paned esimese lüli neid, vaata. Muidu jäävad sõrmed kinni. Seal on nagu ühiskasutatav pallidel on need augud hästi suured, et siis kõik inimesed saaksid nagu mängida. Aga profipallid tehakse sinu käe järgi täpselt. Okei. Vot, et paned need sõrmed sisse esimese lülini ja siis proovid sama viskida. Vaata, ma keskendun nendele sammudele, siis läheb see... Kusjuures sammud on sul head, aga Muu nüüd valeks. viimasel hetkel on vaja näidata randmega. Keera. Sa isegi lased Aga teisele siin on vaja keerata. Sul on vaja natukene nii-öelda teisele poole ranneta. Jah, nendega on sul võimalus straike saada, ma ei tea, kõvasti suurem. On? Jah, raskemad ja vindikatel on nii-öelda tuum sees, mis aitab tal nagu pöörata rohkem. Aga alati võistlustel viskad sammude pealt? Ja ikka enam viskad sammudega. Aga miks? Et inertsi tekitada, et nii-öelda palju oleks hoogu. Tegelikult hoog tuleb sammudest viskaajast, mitte nagu käejõust. Ma võin sulle pärast näidata ka. Ma arvan, et siuke paari viske pärast on straik olemas. Ja. Noh, ja paari viske. Ja sul ei tulnud see õige vint isegi sisse, vaata. Ta tuli tagant, et kui sa veel külje pealt, siis ta keerab. Ja kui ta rohkem keerab, sul on suurem tõenäosus need maha. Ma arvan, et sul ei ole mõtet enam Tyson Fury'ga trenni teha, et sa pead Paulin Greer arvestama. Arvad, enne? Arvan küll, jah. Ta ei ole nii põnev. Aga ei, ta ei ole ka iga midagi. Kui ütleme talle straike... Paulingu võib-olla ei ole võib-olla nii ohtlik kui boksitrenn. Jah. Ja, no nii, proovime. 1, 2... Nii, vint oli hea. Aga viskasin liiga nagu vint. Nii, näitan sulle ühe enda viske. Miks? Ma olen siin pool rada. Et praegu sa oled siin keskel ja sul on vaja natuke siuke kurv tekitada. Kui sa viskad liiga sirgelt ja vint on sees, ta keerab liiga ära. Mina viskan praegu siit poolt, natuke diagonaalis. Siis on näha, et tal on pallil nagu ruumi keerata. Noh, nüüd saad näha. Et sa proovigi nii, et sa oled ise vasakul pool natukene ja suunad teda natuke paremale. Suunad palli paremale, aga vindi paned vasakule. Hull värk. On ju? Nagu. Jah. Ma ei saa seda keerama, vaata. Nüüd läks liiga paremale ka. Täpselt vahepeal on vaja, sa oled praegu äärmuses nii-öelda. Muidu sa alustasid kus kohast näita umbes. Siin tule nüüd ja vasakallega siia näiteks. Sai. Jah. Ja proovid enam palli seal siis raja peal hoida. Vaadake seda. Vint on hea, proovi lihtsalt. Aga ei tohi öelda tegelikult. Vaadake, siis läheb valesti. Nüüd ärge vaadake. Hästi, väga hea. Ärge vaadake. Põmm. Kui sa saad natuke nüüd sinna Üks jäi puudu. Parema renni poole, serva peale, siis ta ilusti keerab ka. Väga head visked on. Ma räägin, ma ükskord viskasin kogemata niimoodi, et mul pall puutus esimesena alles seda lõpuseina. Ja läks katki see sein. See on natuke pahasti, jah? See on valesti, see on vale tehnika. Ma olen näinud, kuidas inimesed on lakke visanud ja läbi selle riplae ka. Igast asju on tehtud. See on pidu läbi. Tuleb, ma tean, et tuleb. Ühel hetkel ma saan selgeks. Ma ei saa teda keerama.
mis ma valesti teen? ta läheb liiga vara. Liiga kõvasti panen siin. ei, vint, hoog, kõik on ülihea. Sammud on head, aga sul väljumisnurk nüüd rajalt on liiga parem. Liiga kiiresti vaata, seal rajal on näiteks mustad noolekesed, on ju. Sinul läheb praegu pall umbes paremale teise noole lähedal. Aga peaks pidama kolmanda juurest. Umbes kolmanda juurest, jah. Voh. Ma räägin. Olemas, väga hea. Hästi. Jess. Nii, ja nüüd hakkage niimoodi viskama järjest. Nüüd paned järjest nii kaua, kuni 3 sotti tuleb. Hakkage lugema siis, mitu straiki tuleb järjest. Jep. Nii, 1 on olemas. Liiga keskele, jah. Sest raja peal vaata pannakse tegelikult spetsmasinaga õlitus. Ehk siis sellepärast vaata algust ta keerleb koha peal ja lõpust hakkab nagu haakuma. Et raja keskel rohkem oli, äärtes on vähem, et siis kui sa serva viskad, sealt ta keerab rohkem. Väga hull, ikka nii ka tehnika tegelikult, kõik on ikka tehniline. Opa, võib tulla. Peaaegu. Vinti polnud. Ma ei tohi mõelda mingeid muid asju. 4-ni läheb siin. Ma proovin ka vahepeal visata. Vaata, ta teeb ise, lõikame kokku minu oma. Muidugi saab. Miks ta ei saa? Miks ta siis ei saa? Esimese nii-öelda trenni kohta, ma ei tea, palju ma muidu oli hea, mis valesti. Et seda on nagu väga palju küsitud ka. Et praegu sa juba viskad väga hästi. Ühe panen veel. Jah. Ma ei saa aru, miks ma tahan matsu panna sinna sisse. Sul on lõpus see. Ja, ma tahan nagu... Ja, seda on näha, jah. Huvitav küll, miks? Ma ei saa seda. Tahan seda löögi lõppu. Ja, et seal keegi ei seisa samal ajal, kui viskad. Kui väike nõuanne, mõlemad käed võiksid olla nagu võrdselt palli küljes, vaata. Sul on nii, et siia taha tood, see käsi tuleb... Ma tahan ühe käega visata. Ja sa tõmbad ta hästi kõrgele. Kahe käelistel ei ole vaja. Kõrgele pealt, ta võib madalaks käed. Okei. Praegu on vaata vint sees, aga see ei anna suunda sellele rannaga. Strike. Mul on see, ma juba liiga palju mõtlen sellest, ta või aitab kahest küll mulle. Umbes kolmand noole pealt taga on need pruunid. Sa viskad vahest mööda ka või, on juhtunud? No ikka jah, vahel. Miks? Aga kui tehnika on selge, siis ei saa visata mööda või saab? Mis juhtub? Miks see mööda vise tuleb siis? Kui tunnetus on käes, sa tead täpselt, mis sa teed. Miks sa siis mööda viskad? Võistlusnärv või vahepeal lähed liiga mugavaks, et nagu juhid teisi. Ikka saab jah tulla. Ja ikka tuleb. Bowlingis on neid kordusi nii palju, vaata. Et ei ole nii, et sul on, ma ei tea, mingi lühikese perioodi jooksul teed paar kordust, aga sa mängid siin peaaegu terve päev ja sul neid kordusi tuleb, sa vahepeal lähed liiga mugavaks. Vahepeal tuleb nii-öelda närvis. No ja nagu igal alal. Täpselt, jah. Ai, nüüd tuleb veel üks straik. No nii, tuleb. Ilus. Tule. Ilus. Päris hea. Jõhkralt hea. Jah, tubli. Bowlingu trenn on meil Ukuga läbi. Tegime talle selgeks siis 2 käe viske. Meil oli aega väga vähe. Me saime paar väga ilusat straiki temaga, et see on juba väga palju oodatud sellisest lühikest trennist. Aitäh, Uku, et sa tulid. Loodan, et sulle meeldis ka bowling. Meeldis, aitäh sulle.